Shabbat shalom, Shabbat shalom. Me oleme täna ühes taas imelises šabatis ja see on üks see šabat, mis järgneb Simchat Torale. See järgneb ühele suurematest palveränduri pühadest, milleks on lehtmäede püha Sukkot. Ja selle püha kõige viimane päev on Simchat Torah, mis tähendab eesti keeles Toora rõõm. Ja see on see püha, moed või moadim, mille Jahve on seadnud, millal tegelikult maailma päästja ja lunastaja Yeshua HaMashiach sündis. Ta ei sündinud mitte 24. detsembril, isegi mitte 23. detsembril, ta ei sündinud üldse mitte kuskil detsembrikuus, sellepärast et Jeruusalemmas on detsembrikuus lumi maas. Ja see on võimatu, et karjased, rääkimata lammastest, keset detsembrit rahulikult ringi alutaksid. Vaid Yeshua sündis just nimelt esimese Sukkoti päeval, esimesel lehtmäede päeval. Ja need targad, kes olid tegelikult rabid, nad tulid ja nägid seda taevast tähte liikumas läbi suka katuse. Ja suka ongi see lehtmaja, mida ehitatakse niimoodi, et katus on praktiliselt avatud. Aga täna ma ei tahtnud rääkida mitte Sukkotist ega lehtmäede pühast, ega ka mitte Simchat Torast, sellepärast et see on eraldi teema. Aga kuna see järgneb, meie šabat on esimene šabat, järgneb Toora rõõmule ja see Toora rõõm, nad rõõmustavad selle üle, terve Iisrael rõõmustab selle üle, et saab uuesti hakata lugema Toorat. Algusest peale, esimese Moosese raamatu esimesest peatükist, esimesest salmist ja see on tohutu rõõm. Ja kuigi väga paljud Iisraelis religioossed ja ortodoksed juudid ei tunnista Jeshuat kui messiat, kes on juba tulnud. Aga alateadvuses, tõstes üles kõrgele peakohale selle Toora rulli, alateadvuses nad tegelikult tõstavad kõrgele Yeshua HaMashiach, Jeesuse Kristuse, mis on kreeka keelde tõlgituna, aga tegelikult on ta juudi messias Yeshua, mis tähendab lunastus, pääste. Yeshua HaMashiach nad kandsid Jeruusalemmas. Seekord me ei näinud, aga nad kannavad Jeruusalemmas seda sama sümboolses mõttes Jeshuat oma peakohal, tõstes ta kõrgele ja tõstes ta au sisse. Ja see on rõõm, see on tohutu rõõm, see on üks suuremaid rõõme, sellepärast et terve see lehtmäede püha on üks rõõmupüha. Ja meil on siin nüüd täna see tohutu rõõm alustada Toora lugemist päris algusest. Sest kõik asjad saavad algusest, mitte miski ei saa alguse lõpust. Aga heebrea mõttelaadi kohanelt algus saab alguse lõpust, sellepärast et päev saab alguse päikese loojangust. Nii et kui võtta heebrea mõttelaadi järgi, siis algus on alati see, mis tuleb peale lõppu. Halleluja. Ja konkreetselt selle šabati terve Toora portsjon, selle nimi ongi Bereshit. Bereshit, mis on terve esimese Moosese esimese raamatu heebreakeelne nimetus. Kõik need, mis on meile eesti keelde tõlgitud või inglise keelde või mis muudesse keeltesse, need ei vasta täpselt heebreakeelsetele nimetustele. Ja me kohe räägime, mis asi on Bereshit. Aga see Toora portsjon on esimene Moosese raamatu esimesest peatükist kuni 6. peatüki 10. salmini. Me ei jõua seda kõike läbi vaadata, sellepärast et see on niivõrd tihedalt täis täkitud tarkust ja sügavust ja kõike seda, mida ta alguses on tulnud, sest et kõigepealt ta tuli et näidata tervele maailmale, kogu sellele loodule, mida ta lõi, kes ta üldse on. Ja sellepärast terve see Bereshit, võiks öelda terve see esimene Moosese raamat, räägibki sellest, ta tutvustab iseennast, alustades oma nime, alustades oma iseloomuga, alustades nende asjadega, mida ta oma kõikväälisuses on loonud. Ja Bereshit ei tähenda mitte niivõrd alguses, nii nagu meil on tõlgitud siin, alguses lõi Elohim taeva ja maa, vaid Bereshit tähendab kõige tähtsam, kõige peamine asi. Ja selles ühes sõnas Bereshit on koos, võiks öelda, terve evangeelium, terve head sõnumid. Selles on sõna bar, mis on poeg. Selles on sõna rosh, mis on pea. Selles on sõna brit, mis on leping. Nii et kui me võtame ainult need 3 sõna, millest see koosneb, tegelikult ta koosneb veel rohkematest sõnadest, aga kui me võtame ainult need 3 sõna, siis juba tähendab see seda, et poeg on lepingu pea.
ja võiks öelda, et see ongi üks kõige tähtsamaid sõnumeid. Poeg on lepingu pea, selle lepingu, mille Jahve tegi maailma algusest alates. Bereshit, kõige tähtsam, kõige olulisem asi, peaasi võiks öelda. Peaasi on võib-olla kõige parem isegi. Meile öeldakse, et juuksed on peaasi. aga tegelikult see on, millest saab kõik alguse. Ehk siis sellest saab alguse Jahve armastuskiri, mida ta on kirjutanud kogu loodule. See on kõige esimene sõna selles. Alguses Bereshit lõi bara Elohim taeva ja maa. Shamaim ve haaretz. Ja mis ta siis nüüd tegi siin alguses? Kõigepealt. Ja ta nimetab ennast kõige alguses mitte Jumalaks, nagu meil on tõlgitud, vaid ta nimetab ennast Elohimiks. Ja Elohim tähendab ainsus mitmuses või mitmus ainsuses pigemini. Ja konkreetselt tuleb see ka sõnast Allah, mis tähendab üles tõusma. Elohim. Ja Allah on ka üks põletusohvrite nimetusest. Aga kui me ütleme, et me teeme aliyah, siis me läheme ülesse. Samamoodi ka üks see sõna, millest Elohim koosneb, tähendab nimelt üles tõstma, kõrgele tõstma, üle teiste olema. Ja ta nimetab ennast ise Elohim, Elohim looja. Nii et siis Bereshit lõi Elohim taeva ja maa. Ja siis teine salm ütleb, et seesama maa oli tühi ja paljas. Ja pimedus oli sügavuse peal. Ja Elohimi vaim, ruach Elohim, ruach on heebrea keeles vaim. Ruach tähendab tegelikult ka tuult. Aga see, mille järgi me aru saame, kas siin räägitakse Jumala tuulest või räägitakse Elohimi vaimust, seda annab meile kontekst, sest et ta ütleb, et see Elohimi vaim hõljus vete kohal. Ja vaim, ruach on naissossõna. Hõljus. Seda sõna on kasutatud veel ainult ühes teises kohas, kus ta räägib nimelt linnu emast, kes hõljus või kes siis ühesõnaga kaitstes ja hoides ja taastades laotas oma tiivad oma poegade üle. Ja siin on see sama muster, see ruach, kes oli nagu, ma ei taha öelda kanaema on vale sõna, aga nagu kotka ema, kes selle maa peal, mis oli tühi ja paljas, oma tiibu laotades üritas seda justkui nagu tervendada, parandada, taastada. Ja see sõna on siin ka merachefet. See tähendabki just nimelt mitte lihtsalt hõljuma nagu mingisugune tont, vaid just nimelt eesmärgiga hõljuma. Ehk siis midagi oli katki läinud, midagi oli valesti, midagi oli haige. Merachefet, midagi tervendades, midagi parandades ja uuesti luues. Ja samamoodi on siin heebrea keeles sõna maa oli tohu vavohu. Ta ei ole otseselt tühi ja paljas, vaid tohu ja vohu. Need on heebrea keeles väga sarnased sõnad. Nad võivad olla ka midagi, mis oli tühi. Võiks öelda, et see oli nagu tüher maa. See oli raisku läinud. See oli nagu kõrb. Ja samas tähendab see ka, et see oli ilma eesmärgita. Sellepärast, et see tohu, vohu, see tähendab, et see on tühi. Midagi, mis on täiesti mõttetu, millel ei ole sihti ega millel ei ole eesmärki. Ja Elohim ütles saagu valgus ja valgus sai. Ja Elohim nägi, et valgus on hea. Ja Elohim lahutas valguse pimedusest. Ja Elohim nimetas valguse päevaks ja pimeduse ta nimetas ööks. Siis sai õhtu, sai hommik, esimene päev. Ja siin me näeme nüüd, kust kohast tuleb üldse Jahve piibellik ajaarvestus. Millal saab alguse päev ja millal saab alguse õhtu. Päev ei saa alguse mitte päikese tõusust, vaid päev saab alguse täpselt nii, nagu Elohim ütles siin. Et sai õhtu ja sai hommik esimene päev. Kõigepealt on õhtu. See ongi see, kui päike loojub, ehk siis päeva lõpuga saab alguse uus. See on see heebrea mõttelaad,
et midagi, mis jõuab lõpuni, tähendab alati algust. Surm tähendab elu. Lõpp tähendab algust. Nii nagu Yeshua, kes suri meie eest, surm tähendas elu. Ja see tema nii-öelda maapealne lõpp tähendas tegelikult algust. Ja siin ongi, mida ta ütleb, et ta nimetas valguse päevaks ja pimeduse nimetas ööks. Ja me loeme siin ka edasi natukene, aga ma tahaksin võib-olla selle mõtte esile tuua, et kõigepealt millest ta alustas? Elohim alustas korra loomisega, piiride seadmisega. Pange tähele, ta ei loonud mingisugust suvalist vormitud massi, vaid ta kõigepealt pani piirid. Ta pani piirid valgusele, ta pani piirid päevale, ta pani piirid ööle, ta pani piirid maale, ta pani piirid kaladele, ta pani piirid taevale. Ehk siis ühesõnaga võiks öelda, et sellest kõigest ühisest tervikust ta alustas sellega, et ta hakkas eraldama ja piire seadma. See on täpselt seesama asi, et kui meie tuleme usule, siis see ei tähenda, et me tuleme korratusse, et me võime elada nüüd nagu me tahame, et meil ei ole enam mingeid piiranguid, sellepärast et meil on vabadus. Vaid tegelikult vabadus ja vee sees tähendab seda, et me oleme piiride sees. Armastavate, hellate, kaitsvate, aga piiride sees. Ta on andnud korra, kui ta on loonud selle maa, ta on andnud eesmärgi ja korra kõigele. Ja täpselt samamoodi ka meie, kui me tuleme usule, kui me alistame oma elu Yeshua HaMashiachile, juudi messiale, kui me tunnistame, et me oleme patused, et me ei suuda oma elu ise elada selliselt, nagu tema on seda kutsunud elama, siis kõigepealt ei hakka mitte vabadus kõike teha, vaid kõigepealt hakkab see, et me peame alluma tema seatud piiridele. Sellepärast, et Jahve ainult teab, mis on kõige parem meie jaoks. Kahjuks on väga palju õpetatud kristluses, et kui sa tuled korra päästele, siis praktiliselt oledki sa igavesti päästetud ja pole vahet, missugusel kombel sa elad. Siis pole ka vaja rohkem mitte midagi teada, kui see nõnda nimetatud uus testament. Aga tegelikult me peame väga palju asju teadma ja me saame neid teada siis, kui me alustame kõige algusest, sellepärast et ta kõigepealt seadis piirid ja ta ütles, kuidas me peame elama. Ta tuli ise ennast tutvustama ja ta tutvustas ennast kui Elohim, kes tuli korda looma. Ta tutvustab siin ise ennast, missugune on tema olemus. Ja kui tema on loonud meid oma kuju järele, siis järelikult me peame vastama sellele. Ja me oleme nüüd alguses, me alustame taasavastamisega. Kõige tähtsama asjaga Elohimi kuningriigis. Algusega, halleluja. Ja algus on alati midagi uut. Me siseneme millegisse uusse ja me siseneme ka teatud mõttes uude aastasse. Kuigi see aastanumber, see on nüüd, võiks öelda, piibellik aastanumber peaks vahetuma aprillikuus kuskil ja see, kuidas Iisrael on seadnud nüüd Sukkoti või siis ühesõnaga selle Tishri kuu aasta alguses, see tulebki sellest samast esimesest sõnast Bereshit. Sellepärast, et sellest samast Bereshit on sees selle Tishri kuu nimetus. Ja sellepärast ongi tänapäeva Iisrael selle Tishri kuu esimese kuupäeva seadnud aasta vahetuseks. Vabandust, see ei ole mitte esimene kuupäev, vaid see oli, see on nüüd kümnes vist oli, kui aastanumber vahetub. Sellepärast, et nemad arvestavad aastat alates loomisest. Ja nad ütlevad. Ja Aadama sünnipäev. Kuidas? Aadama sünnipäev. Ja Aadama sünnipäev, aga tegelikult Bereshit, me näeme, et see ei ole Aadama sünnipäev, sellepärast esimese Moosese esimeses salmis ei ole inimest veel loodud. Halloo? Ja sellepärast ongi nii kohutavalt tähtis, et me õpime teda tundma päris kõige tähtsamast hetkest, kus ta ise ennast tutvustab. Sest edasi ta hakkab juba rääkima teistest asjadest, aga see on see, kus ta räägib, mida tema on teinud ja kuidas tema on teinud. Aga siin on nüüd esimese ja teise salmi vahel midagi, mis silmale otseselt ei ole võib-olla nii koheselt märgatav. Aga tegelikult on esimese ja teise salmi vahel tohutu sügavik, kuristik ja tohutu ajaline vahe.
Sest mida ta tegi kõigepealt? Kõigepealt Elohim lõi. Bereshit bara. Bara tähendab looma. Mis asi on looma? Elohim valmistas mitte millestki midagi. Seesama meile tõlgitud sõna lõi ongi bara. Ta lõi harmoonia. Ta seadis piirid, ta seadis rajad, aga need kõik olid omavahel harmoonias. Need ei olnud üksteisest eraldatud nii, et nende funktsioon oleks kaduma läinud. Ta andis igale asjale, mida ta lõi, konkreetse sihi ja eesmärgi. Loomine võiks öelda nagu naine, kes küpsetab koogi, ilma et ta oleks midagi eelnevalt valmis pannud. Tal ei olnud mitte midagi olemas sellel naisel, enne kui ta kooki hakkaks küpsetama. Meie tavaliselt ütleme, ma tegin koogi, ei mitte millestki, aga tegelikult tuleb välja, et sul kuskil külmkapi nurgas oli ikkagi üks mingisugune poolik muna, poolik tass jahu, kuskil oli võib-olla natukene suhkrut ja nii edasi. Ehk siis ühesõnaga sa ei loo seda mitte millestki, vaid ikkagi sul on midagi olemas. Kui sa ütled, tead mul polnud kodus mitte midagi, ma tegin koogi. Aga see, mida tema tegi ei millestki. Ta valmistas nii-öelda tühjusest olemise. Ta andis elu ja olemise millelegi, mida ennem ei olnud olemas mitte mingis vormis ega kujul. Ei poolikult, veerandikult, ei hallitanult ega värskelt, mitte mingisuguses kujus. Ta lõi ise ka ained, millest universumi erinevad osad on vormitud. Ja see tähendab looma. Ta andis neile ise erinevad vormid, millest nad on tänase päevani. Kui meil on tänase päeval elevant, siis ta oli siis ka elevant, täpselt samasuguse DNA-ga. Ja inimene, ma pean teid kurvastama, ei ole mitte ahvist arenenud. Ta ei loonud kõigepealt ahvi, et siis evolutsiooni tulemusena me oleme lõpuks sellised, nagu me täna oleme. Vaid ta lõi mitte millestki midagi ja see algne vorm, nagu ta lõi, see algne vorm on säilinud kuni tänase päevani. See vorm ja kuju ja selle koostis või DNA ei ole muutunud. Ja see on midagi kohutavalt, mitte kohutavalt, vaid imeliselt hämmastav on see vägi, mis suutis luua sellise maailma mitte millestki. Ja milline imetluse, ülistuse siht ja olemus, millist usalduse ja lootuse vundamenti me omame selles imelises olemises. Olematusest ta lõi kõik asjad olemisse. Ta lõi universumi ja inimese kui ühe kõige keerukama olendi. Mina usun, et oleks võinud luua inimese ka ilma igasuguse siseorganita ja see oleks ka toiminud. Aga Elohim otsustas teisiti. Ja kui ta ütleb siin, et saagu valgus, siis siin on samuti, meie oleme konkreetselt maailma valgus. Kõik, kes on lugenud Brit Hadashat uuendatud lepingut, teavad, et meid kutsutakse maailma valgusest. Sellepärast, et Messia näebki maailma läbi meie silmade ja meie näeme teda oma vaimsete silmadega. Ja sellepärast valgus on midagi, mis pidevalt uueneb. Kui meie silmamuna näiteks, ta teeb, ma ei tea, mitmeid miljoneid võnkeid selle aja jooksul, kui sa vaatad. Kui su silm on avatud, siis ta kogu aeg võngub ja võngub. Aga selle eesmärk on see, et ta otsib valgust kogu aeg uut valgust. Me oleme harjunud, et teeme silmad lahti ja näeme, aga tegelikult teaduslikult, nii nagu Elohim on loonud, ta on loonud selle silma otsima valgust, uut valgust kogu aeg. Ja täpselt samamoodi oleme ka meie vaimus loodud, otsima kogu aeg uut valgust. Kui me elame vanades ja eelmistes ilmutustes, siis valgus tuhmub ja kustub tasapisi. Jahve on täna. Jahve on uus. Iga hommik on uus, iga päev on uus. Ja nii nagu me silm otsib kogu aeg, nii ka meie tegelikult iga päev otsime taas seda värsket vaimupuudutust, tema ligiolu, temaga koos olemist. Me olemegi temaga koos. Nagu silmamuna ja silm on ühendatud ajuga ja sinu ihuga. Nii et sa hakkad liikuma valguse suunas, kelleks on püha vaim. Sellepärast, et sa ei saa liikuda, kui sa ei tea, kuhu liikuda. See ongi silma mõte. Ja vaimses mõttes me vajame püha vaimu kogu aeg, kes juhiks meid, kuhu liikuda. Nii nagu see silmamuna, mis kogu aeg valgustab. Ja otsib aina uut. Mitte sellepärast, et vana on igavaks läinud, aga sellepärast, et see on värske kogu aeg, et näha. Ja siin on samamoodi, ma korra vaatan seda struktuuri, et nagu me teame, kõik on seda lugenud, et Elohim lõi 6 päeva ja siis on 7. päev. Esimesel päeval pimedus ja valgus. See on 1. Moosese
Bereshit, ma kasutaksin võib-olla siis Bereshit, mitte seda eestikeelset moodustist, vaid Bereshit 1.5. Et Elohim nimetas valguse päevaks ja pimeduse ööks, hommiku ja õhtu. Teine asi, teisel päeval, mida ta lõi, oli taevas ja meri. Ja sellest räägib Bereshit 1.7, esimene peatükk 7. salm. Et ta tegi laotuse ja lahutas veed, mis olid laotuse all, vetest, mis olid laotuse peal. Ja nüüd tuleb taas see heebrea mõttelaad, mis on meri ja taevas. Need on heebrea keeles praktiliselt peegelsõnad, sellepärast et vesi on maim, aga taevas on shamaim. Teiste sõnadega shemaim, see, mis on vesi. Vesi on vesi, aga taevas on see, mis on vesi. Lihtsalt üks vesi on üleval ja teine vesi on all. Ja kui te olete tihtipeale näinud kohtades, kus on taevas ja veepind saavad kokku, siis vahest on nii, et sa isegi ei suuda eraldada, kust kohast algab taevas ja kust algab vesi. Ja see ongi see, nad lõi nagu peegelefektiga need. Maim, shemaim, vesi, mis on vesi. 3. päeval ta lõi maa ja taimed. Sellest räägib 1. Moosese 1.10 ja Jumal Elohim nimetas kuivapinna maaks ja veekogu nimetas mereks. Laskis võrsuda igasugust haljast rohtu, seemet kandmaid taimi, nende liikide järele viljapuid. 4. päeval ta lõi valgused eraldama päeva ja ööd. See on 1. Moosese Bereshit 1.16. Elohim tegi 2 suurt valgust, suurema valguse valitsema päeval ja väiksema valguse valitsema öösel ning tähed. Ja siis sai õhtu ja hommik, 4. päev. Pange tähele, ta ei nimetanud ei päikest ega kuud, vaid ta ütles suurem valgus ja väiksem valgus, sellepärast et ta teadis, et inimene hakkab mingi hetk taevakehasid kummardama. Kõik need päikese, tähtkujude, kuude kummardamised, ta teadis juba ette ja ta teadlikult ei andnud sellele nimeks mitte päike, vaid ta ütles suurem valgus ja väiksem valgus. Pühapäev on päikese kummardamise päev. Ja suurem osa kõikidest Kreeka mitte olematutest ja muinasjutulistest mütoloogilistest tegelastest, vaid tegelikult reaalselt olemasolevatest ebajumala teenistustest ja ebajumalatest. Nad on kõik mingil määral päikese jumaluse sigitised. Nii et ta ei loonud päikest ega kuud, vaid ta lõi suure valguse ja väikse valguse. 5. päeval ta lõi kalad meredesse, linnud taevasse. Sellest räägib 1. Moosese Bereshit 1.20 ja vesi kihagu elavaist olendist ja maa peal lennaku linnud taevalaotuse poole. 6. päeval ta lõi loomad. Sellest räägib 1. Moosese Bereshit 1.24. Maa toogu esile elavad olendid nende liikide järele ja kariloomad, roomajad, metsloomad nende liikide järele. Pange tähele, liikide järele, taas piiritletud. Ei ole nii, et kõik loomad, mis vahet ei ole. On tal siis saba, on tal kabjad, on tal uimed. Uimetega ei ole küll loom. Aga kas siis pika karvaga või lühikese karvaga, vaid ta ütles liikide järele. Ta taas eraldab, ta taas seab piirid. Ta on väga konkreetne. Ja nüüd siis on meil olemas tegelikult 6 päeva ja igal päeval on partner. Esimese päeva partner on 4. päev. Kõigepealt ta pidi eraldama valguse ja pimeduse ja alles sellele alusele ta sai rajada valgused, mis omakorda valgust andsid. Ehk siis ei ole võimalik omada valgust, kui ei ole valguse kontseptsiooni. Ta pidi kõigepealt looma selle kontseptsiooni, sest sikust asja nagu valguse ja pimeduse mõistet ei olnud olemaski. Ta pidi kõigepealt looma selle kontseptsiooni ja alles pärast seda sai ta sinna panna tähed, väiksemad valgused ja suuremad valgused. Ehk siis esimese päeva partneriks on 4. päev. Teise päeva partneriks on 5. päev. Tähendab, mis teisel päeval loodi? Vesi ja taevas. Mis loodi 5. päeval? Kalad ja linnud. Kõigepealt pidi olema olemas vesi, et sa said sinna panna kalad. Pidi olema taevas, et sa said sinna panna linnud. Teise päeva partner on 5. päev. 3. päeva partner on 6. päev. 3. päeval mis loodi? Maa ja taimed. Ja samas mis loodi? Loomad. Loomi ei saanud ennem luua, kui ei ole olnud maad. Ja samuti taimi. Sellepärast, et ta lõi nii loomad,
kõik loomad ta lõi kelleks? Taimetoiduliseks. Sellepärast oligi vaja, et oleks maa ja taimed. See on siis 3. päeva partner, on 6. päev. Ja see ongi nagu see kontseptsioon, et tegelikult sa ei saa, kõik on väga targalt tehtud. Kõigepealt peab olema alus, kõigepealt peab olema mõte, kontseptsioon ja sellele peale sa alles rajad midagi. Ja selles kõiges on huvitav, nimetatakse nagu midrash. Midrash on siuke, ütleme siis heebreakeelne sõna, mis tähendab nagu tõlgitsemist. Ja ütleme siis juudid ütlevad, et siis tuli šabat. 6 päeva oli loodud ja siis tuli šabat. Elohimi juurde ja ütles, igal päeval on partner peale minu. Sest šabatil ei olnud partnerit. Ja Jahve ütles šabatile, ära muretse, mina annan sulle partneriks Iisraeli rahva. Ja sellepärast ongi, šabati partneriks on Iisraeli rahvas. Sellepärast, et Iisrael oli see, kes kõige esimesena võttis selle endale kui nii-öelda millegi, mida järgida ja täita. Ja samamoodi ükski päev ei oma ei ühegi ebajumala, ühegi jumaluse, kõik need päevad on oluline see, et ta ütleb, et esimene päev, teine päev, 3. päev, 4. päev, 5. päev, 6. Ta loetleb neid. Ei ole mingit Marsi, Jupiteri, Saturni, mingisuguseid loomade nimetusi. Ta väga teadlikult ja ei andnud mitte ühtegi nime päevadele, vaid nii nagu nad olid loodud. 1., 2., 3., 4., 5., 6. Selleks, et ei hakkaks kummardatama neid päevi. Selleks, et ei hakataks kalendrit koostama ja sinna nendele päevadele ebajumalate või mingisuguse teiste jumaluste nimesid panema. Šabat on ainukene, millele ta andis nime. 7. päev. Šabat. Sellepärast, et see on eriline. Ja šabati partneriks sai Iisraeli rahvas. Halleluja. Aga tuleme tagasi korraks selle pausi, selle sügaviku juurde. 1. ja 2. salmi vahel. Midagi olulist oli toimunud ja midagi olulist oli muutunud. Sellepärast, et Elohim ei loo kaost. Kui me ütlesime tohuva vohu, see, mis on 2. salmis, ja ta räägib ka sügavusest ja vetest, siis Elohim ei loo midagi, mis ei ole harmoonias. Ta lõid kõik, ta ütles iga kord, iga päeva järgi ütles lõpuks, ja see oli hea. Ja see oli hea. Ja siis sai see päev ja see oli hea. Kõik oli hea. Ja kui ta oli 6. päeva lõpus, ütles ta, ja see on väga hea, kui ta oli loonud inimese. 7. päeva lõpus ta ütles, ja see oli väga hea. Nii et me siis teame, lähtudes sellest pildist, esialgsest pildist, et Elohim on täiuslikkuse, harmoonia. Elohim ja looja. Ta ei saa luua midagi, mis on kaoses, midagi, millel ei ole eesmärki. Nii et siis, kui 1. salmis ta lõi, loomine, me ütlesime, rääkisime, mis asi see on. Need olid imeliselt korrastatud ja harmoonias. Aga pange tähele, et 1. salmis ta ei räägi midagi inimesest. Ja hiljem ta ei räägi 2. salmis midagi inglite ega taevavägede loomisest. Nii et taevaväed ja kogu see inglite seltskond olid ilmselt loodud enne 2. salmi. Sest Elohimi looming on täiuslik. Ja sellest tohuva vohus ta ei räägi inglitest ega taevavägedest rohkem. 1. salmis ilmselgelt toimus midagi, mis oli täiuslik ja ta lõi taevaväed. Aga inimest ei olnud siis loodud veel. Ja nüüd see Ruach Elohim mevarechet 2. salmis, kui ta oli selle sügaviku peal, ta hõljus vete kohal nagu tantsiv naine. See sõna merachefet on nagu võiks öelda, nagu baleriin, keegi kes tantsib. Ja selle tantsimise käigus ta samaaegselt, just kui selle tantsimise, selle liikumise läbi, ta midagi parandab, midagi taastab. Ja sellest räägib 5. Moosese 32.11. Nõnda nagu kotkas oma pesakonda ergutades hõljub oma poegade kohal,
nõnda laotas ta oma tiivad, võttis tema ja kandis teda oma tiivasulgedel. Ja meil on siin nüüd üks perekond. Meil on siin, võiks öelda, 3 kangelast. Selles samas esimeses 3 salmis. Meil on siin olemas Elohim looja. Kõigepealt ta ütleb, tema lõi taeva ja maa. Siis tuleb sellele, võiks öelda lavale, teine kangelane, kes on osa sellest. Ja see on seesama Elohimi ruach, vaim, kes võiks öelda nagu ema. Sest et ruach on naissos sõna. Ta on nagu keegi, kes hoiab, kes on nagu see perehoidja. Ja 3. mis siin toimub? 5. salmis. Ja Elohim ütles, saagu valgus ja valgus sai. Mis ta tegi? Ta ütles. Ta suust lähtus sõna. Sõna davar. Ja kes on sõna Yeshua? Ja meil ongi siin algusest peale olemas kõik. Jave isa, ruach, naissost alge, võiks öelda ema. Ja sõna, poeg, Yeshua. Nad on algusest peale olemas. Yeshua ei tekkinud sellele maastikule alates esimesest või sellest Uuest Testamendist. Ta oli algusest peale siin. Isa, poeg ja püha vaim. Ja nad on echad. See ongi heebrea keeles üks tervik, üks olemine mitmuses, jagamatu. See, millest me ennem rääkisime, 5 Moosese 6.4. Shma Israel, Adonai Eloheinu ja vechad. Ta ütleb siin, Shma, kuula Iisrael ja tee Adonai. Ehk siis jah, tegelikult on seal Jave, mitte Adonai. Adonai on isand, aga ta kasutab oma nime seal juba. Jave Eloheinu. Jave, meie Elohim. Ta on üks, ta on ainus. Ta on üks tervik. Ja nii nagu ka Adam, kes loodi üheks tervikuks. Ja sellepärast, kui küsitakse, et kas Jumal on siis mees või Jumal on naine või kes ta siis on või on ta mingisugune ilma soota, siis heebrea keeles tuleb ilmselgelt esile, et temas oli nii meesalge kui ka naisalge. Ja nii ta, nagu ta lõi esimese inimese Aadama, kes samaaegselt oligi nii mees kui naine. Ei toimunud kõigepealt mehe loomist ja siis naise loomist, vaid ta ütleb väga selgelt siin 27. peatükis, 1. Moosese Bereshit 1.27. Ja Elohim lõi inimese oma näo järele. Elohim lõi tema meheks ja naiseks. Üheaegselt, sest et Adam on inimene. Adam ei ole mees. Ta lõi tema samaaegselt inimeseks, kelles oli tema oma olemus, mees ja naisalge, algsest peale koos. See, et hiljem see nii-öelda Aadamale anti nagu, ütleme siis, et Aadam tähendas nagu mehe nime, see on hiljem tekkinud. Tegelikult tähendab Aadam inimene. Ja see, et ta hiljem oma Aadamast naisele pani nimeks Havva, mitte Eeva, vaid oli Havva. See oli lihtsalt nime panemine. Aga ka naine oli Aadam. Ka naine on Aadam nimega Havva. Ja see ongi see, mis väljendab tema olemust. Ja siin tulebki see ruach, Elohimi ruach, see vaim. Ta kaitseb loodut, millest on saanud tohuvavohu, millest on saanud kaos. Ja Elohim ütleb sõna ja see lähtub tema suust. Ja Elohim on samuti liigutatud sellest ruahi liikumisest, tantsimisest ja tema sõna messia tuleb esile. Aga kus me siis ikkagi teame, et midagi seal vahepeal juhtus? Ja vaatame siin heebrea keeles. Mis siis toimus? Kõigepealt Elohim bara, ta lõi. Seda me juba vaatasime. Maa oli tühi ja paljas. Siis teises salmis on totaalne kaos ja segadus, mis on harmoonia täielik vastand. Millelgi, millel ei ole mõtet. Ja nüüd on siin üks sõna. Ta ütleb, et ja maa oli tühi ja paljas. Ja pimedus oli. Meil on tõlgitud kui oli. Aga heebrea keeles on, sest tuleb sõnast haja.
ja haia tähendab millekski saama, millekski muutuma. See tähendab ka alla lendama, hävitatud saama või välja langema. Sest eesti keeles on lihtsalt oli. Aga tegelikult on siin öeldud ja maa oli alla langenud. Maa oli laostatud. Maa oli välja lennanud. Mitte välja lennanud, vaid välja langenud. Ta oli hävingus. See üks meile tõlgitud sõna oli sisaldab endas tervet kontseptsiooni. Ja kui esimene Moosese, kõigepealt ta räägib loomisest, siis loomine ja nii-öelda alla lendamine, välja langemine või hävitatud saamine on kaks täiesti erinevat asja. Ja kuna ta ütleb, et see maa oli saanud, ta oli alla langenud, ta oli välja langenud. Ja nüüd, kust me veel näeme, et tegemist oli millegi taas loomisega või millegi uuendamisega. Esimene Moosese Bereshit 1.22. Kui Elohim õnnistab, ta õnnistab inimest ja Elohim õnnistas neid, ta ei õnnistanud siin inimest, vabandust, vaid ühesõnaga olendeid, linnud ja kalad, keda oli loonud ja õnnistas neid ja ütles, olge viljakad ja teid saagu palju. Täitke meri, merevesi ja lindusid saagu palju maa peale. Ja siin on nüüd taas see, et kui ta õnnistas ja ütles, et olge viljakad, siis see ei ole mitte lihtsalt olge viljakad, vaid see tähendab seda, et saage, et täitke see taas. Täitke see maa taas. 1.21 võiks öelda eesti keeles Jahve õnnistas ja ütles, et täitke see maa uuesti. Täitke see taevas uuesti. Täitke see vesi uuesti. Esimene Moosese Bereshit 1.28 samamoodi. Ta õnnistas neid ja ütles, olge viljakad. Meil on viljakad, aga tegelikult ta kasutab täpselt see sama sõna, mis 22. salmis. Ta ütleb, et ta õnnistas neid ja ütles, siin ta juba räägib inimesele. Ja ütleb, et ühesõnaga, tehke seda uuesti, täitke uuesti, külvake uuesti. Ja siit me näeme, et järelikult midagi oli ennem ja nüüd tuleb see taas teha, see tuleb taastada. Sõna malle, et kuskil eelmises ajas Elohim lõi midagi täiuslikku, aga sellest sai tühi ja kaos, eesmärgita, vormita midagi. Ja siis saadeti veeuputus, sest need uputused, ta räägib siin, et Elohimi vaim hõljus vete kohal. Ja siin ei ole mitte lihtsalt vete, vaid see on tegelikult uputuse kohal. Heebrea keeles on siis sõna uputus. Ja kui me teame, mis juhtus hiljem Noaga, me teame kõik, et oli Noa veeuputus. Ehk siis see aeg, kus kõik see maa hävines veeuputuses 40 päeva. Ainult Noa ja need, kes temaga laeva läksid, pääsesid. Aga me näeme siit, et uputus oli rohkem. Ja see on üks Jahve kohtumõistmise ja selle nii-öelda raisku läinu täieliku elimineerimise märgiks ongi uputused, tornaadod, orkaanid, mis Ameerikas alles hiljuti olid. Need on ühed tema kohtumõistmise märkidest. Ja siit me näeme, et esimese ja teise salmi vahel juhtus midagi, et ta pidi kõik selle, mis ta oli alguses täiuslikuks loonud, ta pidi selle veeuputusega ära hävitama. Ja siis me vaatame korraks ilmutuse 13. peatükki 8. salm. Ja siin on tegelikult midagi, millest ma võib-olla täna väga pikalt ei räägi, aga midagi, mis on ka üks küllaltki šokeeriv. Sest et ilmutuse raamat 13.8 räägib ja teda hakkavad kummardama kõik, kes maa peal elavad, kelle nimed ei ole kirjutatud talle raamatusse, on eesti keeles, kes on maailma algusest tapetud. Tegelikult on seal kirjas heebrea keeles ja teda hakkavad kummardama kõik, keda, seda hoora, seda nii-öelda suurt hoora, Paabelit. Kõik, kes maa peal elavad ja heebrea keeles on siis, et kelle nimed ei ole kirjutatud selle talle raamatusse, kes on maailma algusest tapetud.
Kas siis Jeshua ei tapetudki Paasapüha ajal? Sellel ristil? Tal? Ilmutuse raamat ütleb, et maailma algusest. Sellest samast algusest tapeti Jeshua. Ja kelle kaudu said lunastatud kõik need Abraham, Itsak, Jaakov? Jeshua tõi tegelikult lunastuse enne maailma algusest, pärast seda, kui esimene salm oli läbi. El Shaddai. Jahve on El Shaddai. El Shaddai tähendab, mu rind on külluslik. Doktriin kristlik on see, et patt andestati hukkamisteibal. Aga kui tal oli tapetud enne maailma rajamist, siis järelikult tuli lunastus enne Jeshua esimesel sajandil sooritatud vereohvrit. Ärge kellelegi rääkige. Mida? Mina ei räägi seda, sellest räägib konkreetselt Piibel. Ta räägib tallest, kes tapeti enne maailma rajamist. Miks tapeti? Sellepärast, et oli vaja lunastada. Oli midagi, mis oli juhtunud pärast esimest peatükki. Lunastus oli vajalik. Sest et me ei räägi lunastusest, mitte ainult inimese lunastusest, aga meile räägib konkreetselt Brit Hadasha uuendatud leping, uus leping sellest, et kogu loodu ägab, ka loodu on vaja lunastatud saada. Maa on vaja lunastatud saada. See lunastus ei hõlma mitte ainult inimest kui indiviidi. See hõlmab kogu loodut. Ja midagi juhtus selle esimese ja teise salmi vahel. Ja sellepärast tuli vaja lunastust. Aga sellest praegult, mis juhtus Golgatal. Surm, kus on sinu astel? Seal toimus võidu saamutamine surma üle. See on see, kuidas mina aru saan. Pääste sai teoks juba enne maailma loomist, kui tal tapeti. Aga surma üle saavutati võit Golgatal. Aga lähme siis, mis siis juhtus nende esimese ja teise salmi vahel. Hesekieli 28, 11 ja 17. Ja mulle tuli Jahve sõna. Ta ütles, inimese poeg, alusta nutulaulu Tüürose kuninga pärast ja ütle temale. Nõnda ütleb Jahve Elohim. Sa olid nagu eeskujulikkuse pitseri märk, täis tarkust ja täiuslikult ilus. Sa olid Edenis, Elohimi aias. Sul olid katteks kõiksugu kalliskivid, rubiin, topaas ja jaspis. Need on eesti keelde natukene lamedalt tõlgitud, aga ma loen nii nagu nad praegu siin on. Rubiin, topaas ja jaspis, krüsoliit, karneool ja nefriit, safiir, türkiis ja smaragd. Su raamistused ja su õnarused olid kullast tehtud. Valmistatud su loomispäeval, sa olid nagu keeruv, hiilgav kaitsja ja ma panin sind pühale mäele. Sa olid otse jumalik olend, kes võiks käia tuliste kivide keskel. Sa olid laitmatu oma teedel, alates su loomispäevast, kuni sinus leiti ülekohut. Sinu suure kaubitsemise tõttu täitus siis sisemus vägivallaga ja sa tegid pattu. Sellepärast tõukasin ma su Jumala mäelt, Elohimi mäelt alla ja hävitasin su kaitsja keeruv tuliste kivide keskelt. Vaatame siis, mida heebrea keel ütleb. Keruuf. 28, Hesekieli 28:14, sa olid nagu keruuf. Heruuf. Heruuf on tiibadega, Jahve trooni tiibadega kaitsja. Kui te olete näinud, kuidas näeb välja lepingulaegas, siis lepingulaeka kaane peal on 2 keerubit, kes on sirutanud oma tiivad ja kaitsevad seda. Mis pani Jahve Edeni aia nii-öelda värava ette, kui ta oli välja ajanud sealt esimese inimese? Ta pani sinna keerubid kaitsma sissepääsu elupuu juurde.
ja see Hesekieli 28:14 kirjeldab keda? Saatanat, Hassataani. nii et siis kes ta oli? Kes ta tegelikult oli, Hassataan? Enne teist salmi ta oli Heruv. Ta oli Jahvee trooni tiibadega kaitsja, Eedeni sissepääsu kaitsja. Ta oli trooni kohal hõljuv kaitsja. Ja järgmine sõna, ta oli võitud. Heebrea keeles sõna võitud on Moshiach. Ta oli messia. Hassatan oli taevane messia. Moshiach. Mimshach on võitud ja see tuleb sõnast võitud. Ja samamoodi, kes kaitseb. See on sõna ha-mesohek, katab, kes on kaetud. Ja see tuleb sõnast suka, lehtmaja. Varjualune nagu suka, nii nagu me käisime just Iisraelis, me nägime neid lehtmaju. Sellepärast, et võitud olemine tähendab ka olema kaetud võideõliga. Sest kui võitakse kas kuningaid, preestreid, siis see võideõli valati ülevalt. Nii et see kattis sinu juuksed, sinu habeme, kellel habe oli. Mul ei olnud habet, naistel ei olnud habet. Aga mõte on selles, et ühesõnaga võidmine tähendab, et sa oled täielikult kaetud. Nii nagu räägib laul 133, et nagu võideõli, mis tuli ülevalt alla, üle juuste habemi, üle Haaroni habeme, üle preestri habeme ja see nõrgus alla kuuepalistusse. Nii et siin on need 3 asja. Nii et sellel Hassatanil, kes praegult, kes hiljem oli Hassatan, oli algselt kõik need Moshiach, messia tunnused. Ja ma panin sind, ta ütleb ka veel, ma panin sind oma pühale mäele, Behar Kadosh Elohim. Ja kus on see pühamägi? Jeruusalemm on üks ainukene pühamägi ja see on Jeruusalemm. Veel enne maailma rajamist. Ja mis meil siis kokku nüüd tuleb? Meil on siis Mimshach, võitu messias, Mesohek, kes katab nagu varjualune, kes on ise nagu varjualune ja katab. Nii et Hassatan omas tohutut autoriteeti. Ta oli kuningate kuningas. Äkki kuninganna ka. Me vaatame, kas ta oli naine või ta oli mees või mõlemad. Ja pealegi me lugesime siin, et ta kandis midagi. Ta kandis rinnakilpi. Me lugesime, mis seal rinnakilbi peal olid. Kellel oli õigus kanda rinnakilpi? Ülempreestril. Ülempreestril oli antud rinnakilp. Ja see oli võimumärk. Tema kandis 12 Iisraeli suguharu patte ja süüd oma rinna peal, pidevas eestpalves. Nii et meil on siin olemas kuningatunnus. Hassatanil oli troon. Hassatanil oli rinnakilp. See oli kullast valmistatud. Need kalliskivid olid kullast valmistatud õnarustes. Täpselt nii nagu ülempreester. Hassatan oli ülempreester. Ta oli messia. Ta oli kuningas. Tal oli troon. Ja ta oli kutsutud kõikide taeva vägede üle kaitsma, hoidma, varjama, valitsema. Aga pange tähele, mitu kivi oli Lutsiferi rinnakilbil. Me lugesime siin, neid oli 9. Aga ülempreestri rinnakilbil oli 12. Me vaatame hiljem, kui meil aega on, mis kivid puudusid Hassatanil. Ja mis oli nende kivide tähendus. Aga praegu
kõigepealt läheme lihtsalt edasi selle kontseptsiooniga. Et kes siis ta oli? Meil on tõlgitud, et ta oli Lutsifer. Praktiliselt ta oli taevane messias, ülempreester, kuningas. Ja siin pole midagi imestada, et ta igatseb tagasi meelevalda inimese üle. Sest inimene ei ole kunagi olnud Hassatani autoriteedi all. Sest et siis ei olnud inimest veel loodud, kui Hassatan valitses küll Jahvee alluvuses. Aga inglid olid Hassatani, Lutsiferi alluvuse all. Jahvee pani Lutsiferi üle kõigi inglite, üle kõigi sõnumitoojate. Ja samamoodi ka peaingel Mikael oli tema autoriteedi all. Sel hetkel oli tegelikult Lutsifer peaingel, mitte Mikael. Ja küsimus, et kas on võimalik, et Hassatan, kes kandis ülempreestri rinnakilpi, oli see, kes ohverdas talle. Sest et talle tohtis ohverdada ainult ülempreester. Kas on võimalik, et Hassatan, kandes seda õigsuse kuninga Melkisedeki rinnakilpi, ohverdas Jeshua oma uhkuses ja mässumeelsuses enne maailmade rajamist? Selle talle. See teeks Jeshuast esimese ja viimase. Tegelikult esimese ja viimase Aadama, nii nagu ongi räägitud. Ja selle kaudu saab selgeks ka kirjakoht, et esimesed saavad viimasteks ja viimased esimesteks. Ja lõpuks viimane purustab mao pea. Ja 114 räägib sellest veel, et Lutsiferil oli troon. Ta oli kuningas. Ja Obadia 1 räägib sellest, et sõda oli taevas. Ta räägib sellest, kuidas 1/3 inglitest, 1/3 nendest Jahvee sõnumitoojatest langevad koos Lutsiferiga. Ja seal toimub võitlus malahimidega. Ehk siis malahim, see ongi inglid heebrea keeles. Seal on Jahvee malahimid ja saatana malahimid. Ja sellepärast on see alati sõda. On alati 2 poolt. Ei ole olemas neutraalset. Juba aegade algusest peale ei ole olemas neutraalset tsooni. Must ja valge. Ja ma arvan, et ma seda praegu sellesse ei lähe, sest et ma lähen, okei. Sellest me räägime siis, kui me tuleme veeuputuste juurde. Aga samamoodi, kui me räägime aiast, mis oli Edenis, siis Jeremia 4:23, 4. peatükk, räägib tegelikult ühest teisest aiast, milleks oli Hassatani aed. On olemas ka saatana aed. Jeremia 4:23 eriti palju meil aega on juba. Jeremia 4. peatükk. Kahekümne 3. salmist. Ja ma vaatasin maad ja en näe, see oli tühi ja paljas. Täpselt see sama, millest räägib. See oli tohuva vohu. Nii nagu esimene Moosese esimeses 1:2. Ja vaatasin taevaste poole, aga neil ei olnud valgust. Ja ma vaatasin mägesid ja en näe, need vabisesid. Ja kõik künkad kõikusid. Ma vaatasin en näe, ei olnud ühtki inimest. Ühtki inimest ei olnud, pange tähele. See oli siis pärast esimene Moosese 1:1. Ühtki inimest ei ole veel loodud. Ja kõik taevalinnud olid põgenenud. Ja vaatasin ja en näe. Siin on meil 26. salmis viljakas maa oli kõrv, aga tegelikult on siin heebrea keeles ja aed oli saanud kõrveks. Seesama aed, mis oli Edenis. Aga siin ta räägib seda,
et see aed oli saanud kõrbeks ja kõik selle linnad maha kistud Jahve palge ees, tema vihalõõma ees. Ta kirjeldab siin midagi, mis on hävitatud. Ta kirjeldab siin aeda, mis oli saanud tühermaaks. Sellest vilja kandvast õitsvast Eedeni aiast oli saanud Hassataani aed. Ja seal olid karvatavasti linnud, seal olid ka mingisugused kalad, seal toimus mingisugune elutegevus. Aga inimest seal ei olnud. Ja mis siis seal toimus veel kord? Ilmutuse 12.7, esimese ja teise salmi vahel. Ja taevas tõusis sõda. Miikael ja tema inglid hakkasid sõdima lohega ning lohe sõdis ja tema inglid. Lohe ei saanud võimust. Hassataanist on siin juttu. Ja enam ei leidunud neile aset taevas. Suur lohe heideti välja, see muistne madu, keda hüütakse saatanaks, kes eksitab kogu ilmamaad. Ta heideti maa peale ja tema inglid heideti koos temaga. See oli see, mis toimus esimese ja teise salmi vahel. Sõda taevas. Kusjuures mitte Jahve ei sõdinud Lutsiferiga, sest et see oleks olnud ebavõrdne, vaid sõdis Miikael, kellest sai pärast Lutsiferi alla langemist või alla viskamist, kellest sai peaingel. Luuka 10.18 räägib saatana langemisest. Tema, ehk siis Jeshua ütles neile, ja ma nägin saatanat kui välku taevast maha langevat. See oli nagu välk. Ja see ongi see, et Hassataanile anti see valitsus. Anti valitsus maa peal. Selle esimese salmi ajal, kui kõigepealt Jahve lõi kõik harmoonias ja korra järgi. Kõik taevaväed olid loodud ja ka maa oli loodud. Ja Hassataanile oli antud see nii-öelda ülempreestri, kuninga, messia ja võitu amet. Ja tal oli antud ka valitsus selle maa peal, kus veel ei olnud inimest. Sest et ta visati sinna alla. Ja nüüd tuleb Elohim, et seda kõike uuesti luua, et seda taastada. Et seda hävingut ja kaost, et luua sinna taas see kord, mis seal alguses oli. Ja nüüd ta loob inimese. Et anda meelevald inimesele. Sest et ta on ütelnud, et ta on loonud inimese kõrgemaks inglitest. Ja Jeshua ise, kui ta räägib Luuka 10. peatükis 18, ta ise ütleb, et neile, mina nägin saatanat kui välku alla langevat. Järelikult Jeshua pidi seal olema. Nii nagu me vaatasime, terve see perekond oli algusest peale seal. Jeshua oli maailma rajamisest algusest seal, sest et ta ei saanud muidu näha Hassataani langemist. Ja ta nägi kõike seda, mis on tulevas. Ja Miikael, Michal on Iisraeli prints. Ta on inglite kapten, nende üle, kamandaja ja valitseja. Ja see oligi see sõda. Peaingel Miikali ja selle endise peaingli, taevase messia, ülempreestri ja kuninga vahel, keda nüüd nimetatakse loheks. Ja selle sõja, selle taevase sõja tulemusen langesid koos Hassataaniga, kellest sai Hassataan 1/3 inglitest maa peale. Ja see lõigi selle maa, mille algselt Jahve oli loonud harmooniasse. See tekistaski seal täieliku kaose. Kogu see skamp nii-öelda kukkus sinna maa peale. Ja nii füüsilises kui ka vaimses mõttes tekitas seal selle harmoonias täieliku kaose. Nagu mingi pomm oleks kukkunud. Nagu Hiroshima.
ja sellepärast ta ütlebki, et ja siis see ruah ja veruah, kui ema, kes oli siis, kui ta tantsiskledes hõljus seal, see tahtis ühesõnaga tuua taas korda sellesse, mille Hassatan ja tema kolmandik inglitest olid ära rikkunud. Kõik kolm ehad olid algusest peale seal. Ja 114, 12-14 räägib sellest samast asjast. Kuidas sa oled ometi alla langenud taevast? Ja ta nimetab siin nüüd, vaatab, et kes siis see Hassatan on. Peale selle, et me teame, et ta on kuningas, tal on troon, oli troon. Nüüd on tal ka troon, aga see on teises kohas. Peale selle oli ta ülempreester. Ta oli täis kallis kive, tal oli ülempreestri linnakilp. Tema sisse olid ehitatud muusikariistad, et kui ta ringi käis, siis ta sätendas. Ta helises ja kõlises. Ta mitte ei mänginud brin, ei teinud mingisugust oma hipilaulu seal omal muusikal, vaid tema liikumine tekitaski. Miks pärast ta ütleb, et Hassatan moondab ennast valguse ingliks, sellepärast, et tema sees ongi see valgus. Ja on asjad, kui on loodud, siis Jahve ei saa ära võtta. Ta saab ära võtta autoriteeti, ta saab vähendada, aga ta ei saa ära võtta loomust. Ta ei saa ära võtta Hassatanilt seda valgust, mis ta sisse oli pandud. Ta ei saa ära võtta neid helisevaid muusikariistu, mis ta sisse olid ehitatud. Miks pärast kaks asja, kallis kivid, mida on siis nagu raha, rikkus ja muusika, need on kaks põhilist asja, mille kaudu tegelikult tänasel päeval saatan inimesi röövib. Sest need on tema sees, aga ta on perverteerinud, sellepärast et Jahve vaimu enam ole seal. Muusika on üks nendest asjadest. Varandus, sära, kuulsus. Need on kõik, need on, mis Hassatani sisse olid ehitatud loomisest alates. Sellepärast ta ütlebki Jesaja 14, 12-14, kuidas sa oled ometi alla langenud taevast. No kuidas siis? Ta nimetab seda helkias hommikutäht. Heebrea keeles on see Hillel. Hillel tähendab valguse kandja, midagi, mis on särav ja hiilgav. Ta võib tõlkida kui hommikutäht, aga tegelikult sellel sõnal Hillel on juur, mis tähendab naisterahvast, kaunist naisterahvast. Naisterahvast, keda tema mees kiidab. Naisterahvast, kes on tubli. Naisterahvast, kes kaitseb. Naisterahvast, kes toodab. Naisterahvast, kes kannab edasi, kes on kõige esimene Toora õpilane. Sellest räägib muuses tubli naise kiitus. Sellest, et see ei ole ülemlaul. See on õpetussõnad, kõige viimane, jah. Õpetussõnad 31, 10. Ja seal on seesama sõna. Hillel. Hassatan oli naine. Ta oli kaunis naine. Ta oli kuninganna. Ja samaaegselt oli ülempreester. Ta käis ringi ja ta kaitses. Ta oli nagu ema, kes kaitses. Ta oli samamoodi mees ja naine koos. Kes on näinud seda Mel Gibsoni filmi, selle, mis ta nimi nüüd ongi, Passion on ta inglise. Jah, nagu mess ja kannatused. Ja kas te mäletate seda kohta, kus ta näitab saatanat ilmuvat siukse kiilaka naisena, laps üles. Mel Gibson tabas ära. Ta teadis, et Hassatan oli ka naine. Hillel. Koidiku, siin on küll Koidiku poeg, aga just see, et selle sõna, see juur väljendab seda, et ta oli kaunis, ta oli imekaunis naisterahvas samaaegselt. Tükkidena paisatud maha, rahvaste alistaja. Sa ütlesid oma südames, ma tõusen taevasse kõrgemale kui Elohimi tähed. Ma tõstan oma aujärje. Trooni. Kuningas vajab trooni. Hassatanil oli troon. Aga tal oli sellest vähe. Ja istun kogunemismäele kaugel Põhjamaal.
mis asi on kogunemismägi? Jeruusalemm, Templimägi, Mooria mägi, Sion. kaugel Põhjamaal. aga sina oled eemale heidetud oma hauast nagu põlatud võsu. Mikspärast Põhjamaal? Mikspärast põhjas? Siin tegelikult ei ole isegi mitte Põhjamaal, vaid siin on konkreetselt kogunemismäele kaugel põhjas. Mis asi asus põhjas? Kui me teame, et taevane Elohimi tempel, taevane Jeruusalemm on selle mudeli järgi ehitatud, mille Jahve andis Mošeele. See, mis oli kõrbes koguduse telk, see oli tegelikult taevase vari. See, mis oli Jeruusalemmas tempel, oli taevase vari. Ja sellepärast kõik see, kuidas saab olema korraldatud taevases Jeruusalemmas, saab olema korraldatud vastavalt sellele, kuidas oli rajatud Jahve tempel. Seal saab samamoodi olema pühamast püham paik. Ja mis oli kõige põhja pool asus vaateleibade laud. Pühas paigas oli vaateleibade laud, see oli kõige põhjapoolsem mööbli ese üldse. Ja mis oli vaateleibade laua peal? Seal oli 12 leiba, 6 ja 6. Nad esindasid keda? Iisraeli 12 suguharu. Ja mida me näeme? Hassatanil on troon. Ta tahtis selle seada kuhugi, et oma autoriteeti rajada taas ja valitseda. Vaateleibade laud. Ta tahtis asetada oma trooni sinna, kus on Iisraeli 12 suguharu. Põhjas. Seal, kus on vaateleibade laud. Vaateleibade laud oli see koht, milles sõi kuningas David. Millel oli luba süüa ainult preestritel. Aga kuningas David ei olnud kuningate kuningas, ta oli kuningas. Temal oli luba sealt süüa, kus oli süüa luba ainult preestritel. Vaateleibade lauast. See oli üks väga eriline paik selles pühas. Ja teine, millest ta räägib. Kogunemismäele kaugel põhjas ja kõrgemale kui Elohimi tähed. Ja et me nägime Iisraeli pilti nendest vaateleibadest ja teine kõrgemale kui Elohimi tähed. Daniel 12.3 räägib, siis paistavad mõistlikud nagu taevalaotuse hiilgus ja need, kes saadavad paljusid õiguse teele, otse kui tähed ikka ja igavesti. Kes need tähed on, kes saadavad paljusi õiguse teele? See on Iisrael, see on 12 suguharu, sellepärast et nende läbi tuli Toora, nende läbi tuli sõna, nende läbi tuli Messia. Esimene Mooses, Bereshit 22.17, tõotus Abrahamile. Ma õnnistan sind tõesti ja teen su soov väga paljuks, nagu tähti taevas. Tähed taevas, see on võrdpilt Iisraeli lastest. Nii et mida tahab Hassatan endale? Seda trooni. Ta tahab seda kohta, mis on antud Iisraelile, mis on antud Iisraeli 12 suguharule, mis asub seal Jeruusalemmas, Templimäel, Sionimäel, Mooriamäel, Õlimäel. Ja siin ongi otsene seos just nimelt Iisraeli laste ja tähtedega. Nende inimestega, kes on sisenenud lepingusse Abrahamiga, Iisraeliga. Ja need, kes on Abrahami lepingu järglased, need on tänapäeva Iisraeli rahvas. Nii need juudid, kes on juba Jeruusalemmas, Iisraelis, kui ka kõik need, kes on veel hajutatud. Kes nagu üks minu armas vend ütles, panevad paganat. Ja saatan ütleb, et tema tahab tõsta oma trooni kõrgemale. Pange tähele, ta ei ütle mitte kõrgemale. Millest? Ta ütleb, kellest? Kõrgemale. Kui Elohimi tähed. Ta isegi ei ütle mitte kõrgemale kui Elohim, vaid kõrgemale kui Elohimi tähed. Kõrgemale, sest et tal on vaja meelevalda. Hassatan on loodud ingliks, tähendab seda, et tal ei ole füüsilist ihu antud. Inimene on esimene, kellele anti füüsiline ihu.
ka loomadel ja lindudel, nendel on ka füüsiline ihu, aga inimene selles mõttes, kelle sisse sai puhutud Jahve vaim, aga nii inglitel kui ka sataanil ei ole füüsilist ihu ja valitseda maa peal on võimalik ainult füüsilise ihu kaudu ja sellepärast ta pidigi Eedeni aias saama selle Aadama, selle naise, nii mehe enda valduse. Ta võttis kõigepealt selle mao ihu, ta kasutas mao ihu selleks, et siseneda sinna oma nii-öelda Hassataani aiast sellesse Elohimi aeda. Sellepärast, et ta ei saanud sinna siseneda ilma ihuta. Ta pidi seda inimest millegiga petma. Ta tuligi, võttis selle mao ihu ja selle läbi ta pettis inimese ja nüüd on tal meelevald valitseda siin maa peal läbi inimese ihu. Ja ta kasutabki kõik need 1/3 ingled, kes langesid alla koos sataaniga, on erinevate teemonlike vaimude kombel kasutamas siin meie tänapäeva maailmas inimeste, loomade, kõikide füüsilisi ihu, mida nad väga vähegi saavad kasutada. See ei ole mingisugune tondijutt ja see ei ole ka muinasjutt, see on täiesti reaalne. Amen. Ja kui me jõuame kunagi 6. peatükki, kus ta räägib nendest nefilimidest, nendest nii-öelda hiiglastest, kes olid tegelikult hübriidid, nad olid tegelikult langenud inglite ja inimese tütarte nii-öelda ristsugutis ja kogu Hassataani eesmärk on see rikkuda ära inimese DNA. Selleks, et Yeshua, kes on tulnud sellest DNA-s, ta on saanud selle DNA, inimese DNA ja on andnud meile edasi oma DNA selle surma ja verevalamise kaudu, ülestõusmise kaudu. Hassatan tahab ära rikkuda selle inimese DNA selleks, et see Yeshua olemus meie seest häviks. Et inimese DNA seguneks teemonite, inglite, langenud inglite ja loomade DNA-ga. Ja sellepärast, kui esimene Moosese Bereshit 1.26 ütlebki, et ma teen inimese oma kuju järele ja mis ta ütleb talle, et ma annan meelevalla valitseda. Inimene on loodud selle eesmärgiga, et valitseda. (28) Ja Elohim õnnistas neid ja Elohim ütles neile, olge viljakad ja teid saagu palju. Täitke maa. Inimesed pidid maa täitma, mitte Hassatan ja langenud inglid. Täitke maa ja alistage see enestele ja valitsege kõige selle üle, mis Jahve on juba loonud. Kalade üle meres, lindude üle taeval, loomade üle, kes maa peal liiguvad. Ja ta ütles, Elohim ütles, vaata, ma annan teile kõik seemet kandvad taimed, kogu maa. Ja kõik puud, mis kannavad vilja, millest nende seeme on. Need olgu teile roaks ja kõigile loomadele maa peal ja kõigile lindudele taeval ja kõigile roomatele maa peal, kelledes on elav hing, annan ma kõiksugu haljast rohtu toiduks. Pange tähele, taimed, seemned, rohi. Kuskil ei lotu lihast, mitte kuskil. Need olid kõik taimetoitlased algusest peale, kaasa arvatud ka loomad. Ja sellepärast, kui ilmutuse raamat räägib sellest, või prohvet Jeshajahu Jesaja räägib sellest, et kuidas selles tulevases uues Jeruusalemmas, selles 1000-aastases rahuriigis, kuidas nii-öelda lõvi ja veis ja karu ja lehm, kes ühesõnaga käivad koos karjamaal ja magavad koos, see tähendabki seda, et mitte, see tähendab alguse tagasiminekut. See tähendab seda, et ta taastab siin nii, nagu algselt olid loomad loodud. Algselt nad ei olnud loodud üksteist õgima, vaid nad olid loodud sööma rohtu. Ka lõvi pidi sööma rohtu täpselt samamoodi nagu lehm. Ja neil ei puudunud mitte midagi. Ei olnud proteiinidest puudu ega mingisugustest toitainetest. Kõik said sellest rohust kätte. Ja vaatame siis korra veel, et kes siis, me rääkisime juba, kes on see Hassatan. Hassatan heebrea keeles tähendab tegelikult vastane. Sellest ta räägib kui vastasest, aga Hillel ei ole vastane. Hillel, see, kes ta oli enne esimene Moosese Bereshit 1 salmi, siis ta oli kaunis naine. Ta oli ülempreester.
ta oli messia. Ta oli vabastaja, kaitsja. Ta kattis kõiki neid, kes vajasid kaitsmist. Teine, Hassatan on süüdistaja. 1. Samueli 29 peatükk räägib sellest. 1. kuningate 11 peatükk räägib, et ta on vastane. Samamoodi räägib ta, enamasti ta ongi nagu keegi, kes vastustab. 2. Samueli 19, 4. Moosese 22 peatükk. Ja see on Hassatan. Nii et tegelikult see, et ta on tõlgitud enne Hassataniks saamist Lutsiferiks, ei ole päris korrektne, vaid ta oli Hillel. Ta oli see särav, temas oli valgus. Temas oli sära, mis tulid nendest kalliskividest. Ja see ongi see. Tema oli see naine, keda tema mees kiidab, kelle tööd teda kiidavad. Õpetussõnad 31. Ta oli Toora parim õpilane. Tema ülesanne oli õpetada teistele inglitele Jahve Toorat. Juba siis oli olemas see. Tema pidi õpetama. Ja sellepärast Hassatan tunneb väga hästi Toorat. Väga hästi. Siis kui Jeshua oli 40 päeva ja 40 ööd kõrbes, siis tuleb Hassatan tema juurde ja ta tsiteerib konkreetselt Toorat. Nad pareerisid praktiliselt, võiks öelda mõõgavõitlus, sõna otseses mõttes, kuna Jumala sõna ja vee sõna on nagu kaheteraline mõõg, teravam. Nad võiks öelda, nad pareerisid, nad praktiliselt, see oli nagu võistlus, kes paremini Toorat teab. Selle vahega lihtsalt, et Hassatan teab Toorat, aga ei usu sellesse. Ta ei ela selle järgi. Ja sellepärast Lutsifer tuleb ladinakeelsest sõnast valguse kandja. Aga me nägime, et see juur on midagi muud. Heil, kaunis naine. Ja tänasel päeval võiks öelda, Lutsifer ja Hassatan, nad varjavad tegelikult seda heili tegelikku olemust. Seda kaunist naist. Ja tänu sellele, et Hassatan, seesama heil, on alla visatud. Tänu sellele tegelikult tähendab ka seda, et need naisele antud omadused on ära rikutud. Nad on raisku läinud. Sest et tegelikult siin ta ütleb, et Aadamale, nii mehele kui naisele, valitsege. Seal ei olnud öeldud niimoodi, et kõigepealt valitseb mees ja mees ütleb naisele, mida teha. Nii et vabandage kõik meesterahvad. Vaid ta andis naisele ja mehele võrdse meelevalla valitseda. Lihtsalt, et neil on erinevad rollid, loomulikult. Sellepärast, et laste sünnitamisele roll ja muud asjad, ema ja isa. Aga tegelikult algselt see, mis oli Hassatanile, sellele heilile antud, oli see naine, see, missugune, millena võib-olla siis Jahve selle naise olemuse algselt kavandas. Kaunis. Tema mees kiidab teda. Tema tööd kiidavad teda. Ta on Toora parim õpilane. Ta õpetab teistele samamoodi Toorat. Halleluuja. Ja mida siis Satan tahab, kes on langenud? Tahabki seda inimese meelevalda ja autoriteeti, mis Aadamale anti enne. Ta tahab tõusta kõrgemale Elohimi tähtedest. Ta tahab endale võtta juudi rahva, Iisraeli rahva positsiooni pühas linnas. See ongi kristlus. Ka nagu valgus. Jah. Ja kui me nüüd vaatame, siis ta oli eeskujulikkuse pitseri märk. Ja siin oli ka, millest ta räägib, ta oli kauneim peaingel, keda sa iial suudad ette kujutada. Teda on nimetatud Paabeli kuningaks ja ka Tüürose kuningaks ja see on üks ja sama isik. See ongi see üks saatana tiitlitest. Ja 1. Mooses 11. peatükk räägib ka sellest Paabelist ja sellest kuningast. Nad ütlesid üksteisele, tehkem nüüd enestele telliskive, põletagem neid hästi. Tulge ehitage enestele linn ja torm, mille tipp oleks taevas. Tehkem enestele nimi, et me ei hajuks üle kogu maailma. Ja see on see, mida
mida Hassatan tahabki, see ongi see inimeste ehitatud torn, mis tõuseks kõrgemale, mis ulatuks kuni tähtedeni. Sellesama Iisraeli rahva, et võtta nende koht ära. Kes on tänasel päeval need, kes soovivad endale võtta Iisraeli rahva kohta ja kõiki neid tõotusi, seda püha paika? Amaleki. Amalek, jah, see on see, keda tänapäeval kasutab Hassatani vaim füüsilises mõttes. See on islam. Eelkõige islam, kelle eesmärgiks on hävitada Iisraeli mälestus isegi mitte ainult taeva alt, mitte ainult maa pealt, vaid ka isegi taeva alt. Ja vaatame nüüd ka korraks, mis asjad need kalliskivid siin on. Ja siis ma arvan, et me selle esimese osaga lõpetame. Halleluja! Ja et Hesekieli 28:13 meil oli siin 9 kivi, 9 kalliskivi, mis selle ülempreestri Hilleli rinnakilbil oli. Ja teine Moosese 28:17-20 räägib nendest 12 kalliskivist, mis olid tegelikult Iisraeli rahva, Iisraeli laste ülempreestri rinnakilbil. Ja te olete teretulnud kõik ise uurima, läbi vaatama. Ma saan aru, et heebrea keelt igaüks ei valda, aga vähemasti seda kontseptsiooni, nii et te ei pea uskuma mitte midagi, mida ma praegu räägin, vaid katsuge kõik läbi sõna põhjal ja siis, kui on midagi, millega te nõus ei ole, kui te ütlete, et aga see ütleb nii ja nii, siis tulge minu juurde ja me räägime. Aga vaatame nüüd need 3 kivi. 9. Vaatan 3, mis puudusid. Ja konkreetselt räägib sellest teine Moosese 28:19 salm. Ja see oli 3. rida. Me teame, et kokku oli 4 rida. Igas reas oli 3 kivi. Ja see 19. salm räägib nüüd 3. reast. Ja 3. reas olid siis, eesti keeles on hüatsint, ahat, tuleb ametüst. Nüüd siis heebrea keeles see, mis meil on tõlgitud hüatsindiks, see on leshem ja see on 7. kivi. Ja see kivi tuleb Jahve nimest, leshem. Shem heebrea keeles on nimi ja see kivi esindas Jahve nime. Võimalik, et ühesõnaga oma värvilt oli ta selline nagu ütleme nagu merevaigu karva võimalik. Sellepärast, et need kivid tegelikult ei olnud mitte ükski ainult ühte värvi, vaid nad olid tegelikult erinevatest värvidest koosnevad. Nii et siis ühesõnaga see kivim võis olla üks, aga tegelikult nad väljendasid erinevaid värvitoone. Nad esindasid igat eraldi Iisraeli suguharu, aga nad väljendasid eri värvitoone ja sellest tuleb ka nagu see, et kuna ka nagu see, ütleme inimene, et ta ei ole nagu, kuigi me oleme kutsutud olema, kas meie jah on jah ja ei on ei, me peame olema must ja valge, aga ütleme ikkagi inimloomuses on need erinevad värvid koos. Ja sellepärast ka need kivid ei olnud nagu ühte värvi, ei olnud ainult punane, ainult sinine. Ja missugused nad täpselt olid või missugused kivimid, tänapäeval ei olegi nagu, sellest on tohutu, see on lehekülgede kaupa on sellest ühesõnaga õpetusi tehtud. Aga võimalik, et neid kivimeid, mida tol ajal kasutati, lihtsalt tänapäeval kas siis ei ole veel enam, ütleme uuesti leitud või siis ühesõnaga nad on mingisuguseks ajaks kaduna läinud. Aga lähtume sellest, mis info meil on. Ja see oli siis see 7. kivi, see, mis puudus Hassatani rinnakilbil, või õigemini Hilleli rinnakilbil, selle kauni naise rinnakilbil. See oli siis Jahve nime, ehk siis tema sees ei olnud Jahve nime. Ta ei olnud jah. Ta ei olnud Jahve. Just, tal ei olnud Jahve nime. Järgmine, mis on meile tõlgitud kui ahat. See on heebrea keeles
Shevo, see on 8. kivi. Ja see 8. kivi, see Shevo, see omab tähendust elu taastama. Tuleb sõnast shuv ehk siis Jahve juurde naasma. Algusesse tagasi tulema. Tema juurde üles minema. Taas ja taas. Shuv tähendab ka uuesti ja uuesti. Ikka ja jälle Jahve juurde tagasi tulemist. Ka siis, kui sa oled kõrvale läinud, ikka sa tuled tagasi. Ikka sa parandad meelt. Sa pöördud ja tuled tagasi. Ka siis, kui sa oled kukkunud, sa tuled tagasi. See puudus Hillelil. Ja samamoodi tähendab ka see shuv, see kivi, tähendab ka nagu leeki. Midagi, mis põles. Ja arvatavasti oli see siis nagu, inglise keeles on see kivi, on selle kivi nimi nagu agaat. Agaat minu arust oli siis niisugune nagu, mis tulebki sellest sõnast tuli, et ta oli siuke nagu must ja punane selline. Ja nüüd see 3. kivi, 9. kivi. See meil on tõlgitud kui ametüst. Heebrea keeles on sõna ahlama. Ja see ahlama siis väljendab endas seda ideed, mis tähendab nagu lähedasse suhtesse ühinema. See tuleb sõnast halam. See on nagu ütleme siis ka unistama või siis nagu olema sellises nagu unistavas sellises lähedas olekus. Heas mõttes unistavas Jahvele. Ja see oli arvatavasti sellist nagu purpurpunast värvi. Küllaltki siuke nagu tugev punane. Nii et need on siis nagu need 3 asja, mida Hillelil, Hajalil puudus tema selles olemuses. Sellepärast nagu me rääkisime, need kivid ei olnud mitte lihtsalt talle rippunud see kilp kuskil, vaid see oli tema sisse ehitatud. See oli osa tema olemusest. Ja need olid need, mis temas puudusid, need iseloomu omadused. Temas ei olnud Jahve nime. Ta ei naasnud Jahve juurde. Ja ta ei läinud sellesse lähedasse suhtesse. Kuigi kõik see, milleks ta oli loodud, eeldas, et praktiliselt ta oleks pidanud olema see taevane messias. Aga need on nii olulised asjad. Jahve nimi. Naasmine pärast seda, kui ta oli tegelikult eksinud. Ta oli teinud pattu, ta oli alla visatud, aga vaatamata sellele ta oli võimalus tulla tagasi. Ta oli võimalus tulla meelt parandada. Ja ta ei olnud lähedases suhtes. Ehk siis järelikult vaatamata kõigele sellele, mis volitused ja autoriteet oli talle antud, tal puudus see lähedane suhe. Ja see ongi see, mida Jeshua tuli andma. Mida Jeshua tuli aegade algusest tooma. Tal, kes tapeti enne maailma rajamist. Ta tuli tooma lepitust selle sama raisku läinud maale. Andes võimaluse ka Abrahamile, Itsakile, Jaakovile, Aadamale saada lunastatud. Aga mitte lõpliku lunastusega, ka see oli teekond. Ja see on see, meil peab olema tema nimi meie sees. Niimoodi siin sees, et seda ei saa ära võtta. Sügav on meie vaimus ja südames. Lähedane suhe, ka siis, kui me kukume, sellepärast, et mida tegi esimene asi, milles Aadam, nii mees kui ka naine eksisid. Nad teadsid, et nad olid teinud valesti. Nad kuulasid madu. Ja esimene asi, mida nad kuulasid ja mida madu ütlesid, kas Elohim tõesti ütles teile, et te mitte ei sure? No, mis te jamate nüüd? See on see, mida meile tuleb. Meile tuleb kahjuks religioossus ütlema, kas tõesti me oleme ükskord päästetud, igavesti päästetud, ta on meie sõber. Aga tegelikult ta ütleb, et ta on meie sõber siis, kui me teeme tema tahtmist. Ja see oli see, mida Hassatan, ta ei tulnud tagasi. Ja ka Aadam,
pärast seda, kui ta oli avastanud, et ta on alasti. Siin on meil veel rääkida päris palju, mida see sõna alasti tähendab ja missugune seos on seal. Ka väga suur seos nimelt kavaluse ja maoga. Aga mida ta tegi? Ta hakkas kõigepealt süüdistama teisi, ta hakkas kõigepealt seda Aadamat, nais-Aadamat, kellele ta pani nimeks Havva, süüdistama. Ja kõigepealt tal tuli hirm. Esimene asi, ta peitis ennast Jahvee eest. Hirm on üks religioossuse esimesi tunnuseid. Ta kartis, aga tal polnud mingisugust põhjust karta, aga ta hakkas kartma. Ta peitis ennast ära ja kattis ennast millegiga. Ja see ongi see, mis puudus Sataanil. Ta ei tulnud tagasi, ta ei parandanud meelt. Kuigi see meelevald, see autoriteet on Sataanil veel olemas. Kui te mäletate Hiobist, kui tulid inglid Jahvee trooni juurde, kui tulid Jahvee sulased tema trooni juurde, kes sinna tuli? Satan. Tal oli endiselt ligipääs, sellel kaunil naisel oli endiselt ligipääs. Ja sellepärast ongi andnud see meelevald, mis tal oli antud seal mitte Edeneaias, vaid selles taevas, siis see sama meelevald, seda ta kasutabki praegu siin maa peal, kasutades ja otsides neid ihusid, neid astjaid, kuhu sisse pugeda. Aga ma arvan, et me selle koha peal praegu lõpetame. Me oleme jõudnud 2 salmiga loetud selle sama imelise raamatu ja jätkame siis järgmine kord. Shalom!